lähisuhtevägivald minu silmis seni on tihtilugu tähendanud seda, et see on pühade probleem. Tulevad pühad, saame me politsei kokku võtta pärast pühasid, meil oli nii palju väljakutseid, meil oli nii palju lähisuhtevägivalla juhtumeid ja ma arvan, et teemat tõstatada ja teemat laiemalt näidata on väga tervitatav. Me siin ei ole isegi sellist sammu teinud, mida meie ühiskond on teinud vaimse tervise osas. Et tänasel päeval kõik tööandjad ju ütlevad, vaimne tervis on väga oluline. Väga paljud tööandjad saadavad oma töötajaid psühholoogide, psühhiaatrite juurde anonüümselt. Aga kui palju me tegelikult lähisuhtevägivallaga tegeleme, kui palju me seda infot jagame. Aga kui me loeme viimase aja meediat, siis ma pean siin kindlasti nõustuma sellega, et kui politsei saab rakenduda praegu üksnes nii-öelda esmast viibimiskeeldu selle lähisuhtevägivalla teo toimepanija suhtes ainult 12 tundi, siis mulle kahtlaselt tundub, et 12 tundi on ülivähe. Nii et selle algatusega, et muuta õigussüsteemi või õigusnorme selles suunas, et see esmane viibimiskeeld võiks olla pikem, ma arvan, et siia ma võiksin küll, mitte võiksin, vaid päris kindlasti oma allkirja anda.